Nii, tere hommikust! Alustame siis andmetarkuse võrgustiku järjekordse webinariga. Minu nimi on Sille Sepp. Olen linnaliste andmeökosüsteemide juht Fines Targa linna tippkeskuses ja täna on siis meil teemaks inimkeskne vaade andmetele. Juhul, kui meiega on liitunud keegi ka esimest korda, siis paar sõna ka võrgustikust endast. Meie eesmärgiks on toetada Eesti inimesi ja organisatsioone andmekirjaoskuse arendamisel ja ka uute lähenemisviiside rakendamisel ja ikka selleks, et me oskaksime kõik üheskoos andmeid paremini ära kasutada, et selleks ikkagi päriselt väärtust luua. Ühe tegevusena siis oleme alustanud ka webinaride korraldamist, et selle kaudu jagada häid praktikaid, näiteid elust enesest ja tekitada ka platvormi võrgustiku vahel info jagamiseks. Tavapäraselt koondub võrgustiku liikmed LinkedInis, kus on meid tänaseks juba üle 450 ja utsitan kõiki võrgustiku liikmeid siis ka sealset platvormi kasutama selleks, et ise infot jagada, küsimusi esitada ja ka ühiseid tegevusi välja pakkuda. Võrgustiku tegevusest ja ka eesmärkidest on võimalik juurde lugeda võrgustiku manifestist, millele saate ligi siinse QR koodi ja ka lingi kaudu. Aga sellest lühidalt ja liiguksimegi edasi siis tänase webinari juurde ja teemaks siis inimkeskne vaade andmetele. Miks selline teema? Enamasti mõtleme küll andmetest kui ettevõtete ja organisatsioonide varast. Isegi kui need andmed puudutavad ettevõtete sihtgruppe võib-olla või nii-öelda kliente kui inimesi. Samas inimestena jätame iga päev maha digitaalseid jalajälgi oma tegevusest, kas veebis surfates, teenuseid tarbides või üleüldiselt oma elu elades. Ja see, millised võimalused siis meil tegelikult nendele andmetele ligi pääseda on, neid andmeid ise kasutada ja nende läbi ka paremaid teenuseid, personaalsemaid teenuseid saada. See kõik on siis tänase webinari fookuses. Ja mina ei ole siin üksinda, minuga koos on täna kaks toredat külalist. Esiteks Regina Sepp, kes on Justiits- ja Digiministeeriumi andmete taaskasutuse programmijuht ja teiseks Hedi Mardisoo, kindlustusmaastikult tuttava ettevõtte Cachet kaasasutaja ja tegevjuht. Tere hommikust! Leppisime siis omavahel kokku, et üldiselt hoiame tänase webinari sellise slaidivaba ja seetõttu lõpetan ka slaidi jagamise kohe. Aga alustuseks küsin paar küsimust omalt poolt ja paralleelselt siis julgustan kõiki kuulajaid kasutama vestlusakent selleks, et selle 30 minuti jooksul küsimusi küsida. Proovime need ka lõpupoole siis Edilt ja Reginale esitada. Aga alustuseks paluksin teil siis natukene oma tausta avada, millega te tegelete, milline on ka teie nägemus inimkesksusest ja inimkesksest andmekorraldusest ja sellest, kuidas teie oma töös seda praktikasse rakendate. Võib-olla alustame Reginast. Tere hommikust! Mina olen Regina Justiits- ja Digiministeeriumist ja tegelen siis enamuse osast minu töö hõlmab inimkeskse andmekorralduse nii-öelda siis haldamist ja propageerimist siis meie riigis. Et mis see inimkeskne andmekorraldus on? See ongi siis see, et me jõuaksime lõppeesmärk on see, et inimene oleks nii-öelda võimestunud, ta teaks, mis tema andmetega toimub, millal toimub, kes pärib tema andmeid, miks pärib, mille jaoks, kaua kasutab. Ehk siis kõik see, et muuta inimene targemaks ja kui faktiliselt rääkida, siis on andmejälg ja andmenõusoleku teenus
aga oleme loomas ka näiteks inimese digitaalset kaksikut, digitaalse kaksiku kontseptsiooni ehk siis ühte sellist keskset kohta, kus inimene saaks hallata kõiki enda andmetega toimuvat, kõik need andmed, mis on siis riigi erinevates andmekogudes tema kohta olemas. Väga põnev ja proovime siis tänase webinari jooksul natuke neid tegevusi ka natuke rohkem avada. Lähme Hedi juurde, millised on sinu tegevused ja vaated inimkeskusesse suunal? Väga meeldiv, mina olen siis Hedi ja nagu öeldud, siis kindlustuse idu Cachet kaasasutaja tegevjuht ja võib-olla 2 sõna taustast. Olen ise aastaid töötanud suures finantsasutuses ühes pangas ja olen huvitunud kogu sellisest inimkesksest andmestikust juba, ma arvan, 12–15 aastat ja olen selle koha pealt võib-olla teinud ka paar erinevat eelnevat startupi, ühte Rootsis, kus me üritasime luua mudelit, kus tuua kokku sisuliselt andmete annetamise mudeli, mis siis toob kokku satelliitide andmed, linnaandmed ja nii edasi. Nii et see teema on olnud aastaid mulle väga südamelähedane ja mida me täna Cachet's teeme, on tegelikult sellesama mõtteviisi maailmavaate siis viimine kindlustusvaldkonda. Ja miks me võtsime aluseks juba 2019 aastal, kui me teenuse turul tõime platvormimajanduse, kuna see on üks väheseid valdkondi, kus igal teenusel, igal tööampsul ja igal erinevate siis nii-öelda kas siis tõukside või autode või mille muu kasutamisel on digitaalne jalajälg olemas inimesel ja täna seda enne siis meid praktiliselt üldse ei ole kasutatud kindlustuses, mis on hästi suur osa sellest valdkonnast. Ehk siis väga selge kasutaja nii-öelda siis kogemus, kuidas luua teenust, mis võtab arvesse tegelikult seda päris inimkesksust ja aitab läbi selle tuua palju rohkem siis tahaks öelda, et nagu õiglust, võrdsust ja nagu inglise keeles on hea sõna fairness, nii et siia teenusesse ja ma arvan, et see tegelikult ongi üks tulevikusuund, kuidas me kõik sinna suunas siis proovime täna liikuda. Väga põnev ja tore, et te selle olete enda nii-öelda missiooniks ka võtnud. Aga võib-olla lähme kohe ka selle teemaga edasi, et mis see inimkesksus selline unikaalne nüanss ikkagi on, sellepärast et Hedi, sinuga oleme varasemalt rääkinud, et sellise ettevõtluse suunal on päris tavapärane mõiste kliendikesksus, aga seda võib-olla aetakse ka segamini inimkeskusega, et räägi palun, mis vahe kliendi ja inimkeskusel ikkagi on ja mida see ka tähendab ettevõtja jaoks? Nagu ma mainisin, olen ka töötanud aastaid suures ettevõttes ja jälginud seda teemat juba pingsalt aastaid, siis enamus suurettevõtteid ja ettevõtteid räägibki täpselt kliendikesksusest ja nii edasi. Aga mida tegelikult kliendikeskus tähendab, on see, kuidas suurettevõte või ettevõte defineerib oma klienti ja tegelikult suuremal, eriti kui me räägime finantsasutustest, nad on, ma arvan, absoluutselt tipud andmete töötlemisel, aga seda ei kasutata sellisena, et tekitada inimkeskset teenust, vaid tihti seda kasutataksegi, kuidas teha paremat kliendikeskset teenust ja kliendikesksus tihti, nüüd olles tõesti väga mustvalge ja loomulikult on seal väga palju muid varjundeid vahepeal, on sisuliselt see, et kuidas paremini müüa antud kliendile, et kuidas viia see toode temani, et see tundub talle atraktiivne ja tema siis nii-öelda temale olulisi märksõnu kasutades või siis kuidas ennast kaitsta riskide eest. Need on 2 põhivaldkonda, millega siis tegelikult suured ettevõtted on ennast viinud absoluutsesse tippu andmetöötlusel ja analüütikal ja kõigel. Aga see ei ole inimkesksus. Inimkesksus võiks siis minu nii-öelda enda definitsioonist lähtuvalt olla selline asi, kus tekib ja ütleme, et kliendikeskus on pigem dialoog, kus siis ettevõte räägib ühepoolselt kliendiga ja nii see on ja vaatab, kas siis ost järgneb. Aga kui räägime inimkeskusest, siis seda võiks näha kui dialoogi, kus mina inimesena, ma ei tea, jagan oma andmeid, et saada tagasi mingit teenust, mis on siis tegelikult võtab arvesse ka antud andmestikku ja sellel võikski olla nii-öelda dialoogi põhiselt, et
ma saan seda mõjutada ja kui üks osapool ei pea oma kokkuleppes kinni, siis on erinevad teemad, mis siis sellega kaasneb. Ehk siis inimkesksus on pigem dialoog, kliendikeskus on pigem monoloog. See on väga hea paralleel, mida sisse tuua ja kui ma võib-olla siia natukene ise lisan juurde, et inimkeskuse puhul on ju, ja kui me räägime personaalsetest teenustest, siis väga oluline on see, et lõpuks me ikkagi väärtust saame, et inimkeskusega on ka tihtipeale tuuakse välja selliseid perspektiive, et me peaksime andmeid rohkem kaitsma, privaatsust kaitsma ja nii-öelda seda võib panna sinna raamistikku, et justkui me peaks tegevust piirama. See ei ole pigem see minu seisukohal, et just andmeid peaks kasutama, aga just see pool, et kui palju tuua seda dialoogi sisse ja kuidas seda inimestel võimaldada selles protsessis ikkagi osaleda. Ja sellest lähtuvalt kohe küsiks Regina sinu käest, et millist rolli riik näeb inimestel ja kodanikel oma andmetele ligipääsemisel ja ka nende haldamisel, kasutamisel? Mulle just ka väga meeldib see Heidi dialoogi nii-öelda siis väljatoomine, et tegelikult just seesama andmenõusoleku teenus ongi dialoog, ehk siis inimene tahab mingisugust teenust saada, ettevõte tahab talle teenust pakkuda, inimene annab enda andmete kasutamiseks nõusoleku, mille ta saab igal ajahetkel nii-öelda tagasi võtta, ta omab selle üle täielikku kontrolli, mis andmeid see ettevõte tema kohta nii-öelda pärib, kasutab, mis andmetest lähtuvalt ta selle otsuse teeb, ehk siis see kontrolli fookus liigubki nii-öelda inimesele on ülevaade, tal tekib läbipaistvus, tal suureneb usaldus ja just nii-öelda täpselt selle usalduse tekitamisega riik suuresti tegelebki, et seda läbipaistvust suurendada ja selle läbipaistvuse suurendamise üks hästi suur osa on ka seesama andmejälge, millest ma varasemalt just rääkisin, ehk siis riik astub väga jõuliseid samme, et kõik riigi siis ministeeriumid ja nende andmekogud siis liituksid andmejälgjaga, mis tähendab, et inimestel tekib ülevaade kõikidest andmepäringutest, mis nende kohta tehakse ja et nad saaksid ka aru, miks neid päringuid tehakse. Et see tähendab, et me peame ka andmejälget väga palju edasi arendama, et praegune andmejälge juba annab mõningase ülevaate, aga me näeme ise juba kitsaskohti ja teame, mida me peame tegema, et panna juurde sinna ka nii-öelda õigusraamistik, et inimene saaks aru, millisel alusel neid andmeid tema kohta on nii-öelda päritud. Et see on see, millega nii-öelda riik tegeleb siis, et praegu me teame, et inimestel on tugev usaldus kõikide nii-öelda digiriigi pakutavate teenuste suhtes, aga me peame pidevalt ja jätkuvalt tegelema sellega, et see usalduse foon oleks kas samasugune või siis ta oleks isegi kasvavas trendis, et need tegevused ongi nii-öelda läbimõeldud selles suunas. Väga hea. Andmejälge natukene rohkem, isegi vastupidi, nõusolekuteenus ja natuke rohkem isegi andmejälge on võib-olla viimastel aastatel sellist tuttavamaks saanud inimestele, aga sa mainisid alguses ka sellist asja nagu inimese digitaalne kaksik. Räägi ka sellest natuke lähemalt ja mida kodanikud, inimesed sellega tulevikus teha saavad? Ja, ehk siis see digitaalne kaksiku kontseptsioon on praegult alles loomisel ja tegemisel, aga selle pikemaajalise mõte ongi siis see, et praegult on eesti.ee-s on meil hästi palju andmeid enda kohta olemas, aga meil ei teki kohe sellist head terviklikku pilti ja lisaks siis täpselt on nagu see, et üks asi on see, et meil on riigil olemas väga palju andmeid, aga nendest andmetest arusaamine inimesele on nii-öelda siis vajab kas suuremat süvenemist või siis ta ei saagi neist kohe hoobilt aru, siis selle inimkeskse digitaalse kaksiku üks mõte ongi see, et kui ta võtab selle ette, siis ta saab paremini aru ja siin on võimalik erinevatest andmetest lähtuvalt siis tekitada mis iganes väljundeid juurde, siis näiteks, et võrdle minu palka keskmiste palkadega, et kas ma saan rohkem palka või kas ma saan vähem palka ja nii-öelda neid andmestikke on meil tegelikult hästi palju inimese kohta olemas ja siis me püüamegi analüüsida
mis on need väärtused ja vajadused, mida inimesed päriselt tegelikult nii-öelda tahavad ja siis me püüame need koondada sinna kesksesse kohta kokku, kus inimesel tekikski siis täpselt see arusaamine ja ülevaade. Ja nagu sa enne ütlesid, siis andmejälge ja nõusoleku teenus on viimastel aastatel nii-öelda väga tugevalt pildile tõusnud, siis tegelikult just need viimaste aastate sündmused on niimoodi, et iga kord, kui andmejälgijat kirjanduses, ajakirjanduses mainitakse, nii me näeme kohe, et see piik tuleb üles, ehk siis tegelikult inimesed järjest rohkem harjuvad seda kasutama ja me ka iga-aastastest nii-öelda küsitlustest, mida me küsime, siis näeme seda väga head tendentsi, et nad teavad, mis see on, nii nõusolekuga andmejälgija teenuse osas. Et hästi positiivne on just aastate lõikes vaadata, kuidas see teadmus kasvab. Väga tore ja jõudu tööle. Ootame siis järgnevaid arenguid selle suunal ja just digitaalsete kaksikute, mis tahes valdkonnas on just oluline see, et see oleks siis mõlemapoolne, et see ei oleks lihtsalt kuvand, digitaalne kuvand siis sellest kas fenomenist või subjektist kui inimene, vaid see oleks ka võimalus seda samamoodi nagu mõjutada ise siis inimese poolt. Mõlemad te olete maininud ka sellist aspekti nagu usaldus. Ja mulle tundub, et usaldus on natukene selline problemaatiline termin, sellepärast et seda võib väga hästi ka ära kasutada. Täpselt samamoodi, nagu me räägime jätkusuutlikust, kestlikkusest ja siis on meil rohepesu, täpselt samamoodi on ka võib-olla selline usalduspesu andmemajanduses. Ehk siis, kui täna me samamoodi selline termin nagu inimkesksus ja usaldus käib päris palju läbi, siis mulle tundub, et tihtipeale need jäävad selliseks turundussõnumiteks, et minu hinnangul selliseid päris dialoogis olevaid teenuseid, kus tõesti on inimestel võimalik oma andmeid ka ise uuendada, ise neid ära kasutada ja neid kolmandatel osapooltel siis sihipäraselt jagada, et neid on pigem vähe. Et mis on teie hinnang sellele ja miks siis võib-olla, kui neid on tõesti vähe, miks see nii on? Võib-olla Hedi? Ehk siis nõus, neid on vähe, kindlasti neid probleeme võib-olla võiks jagada laialt 3, miks neid on vähe täna. Üks on motivatsioon suurtel ja erinevatel ettevõtetel üldse seda teistpidi pöörata seda maailmat, sest see avab väga palju Pandora laekaid ja see avab väga palju komplekssust ja muudab väga palju mudeleid, eriti kui rääkida pangandusest või kindlustusest. Teine on infrastruktuur, mis on täna lihtsalt ei ole sellist infrastruktuuri piisavalt küpselt valmis, mis võimaldaks turvaliselt, ütleme siis võib-olla detsentraliseeritult ja nii edasi seda edukalt teostada niimoodi, et mitte ainult riigi seest, aga tegelikult läbi erinevate organisatsioonide, isikute vaheline kommunikatsioon ja nii edasi, et see on täna veel, sinna veel läheb natuke aega, et see väga heale tasemele viia. Ja 3 on kindlasti regulatsioon, millega Euroopa tasemel on suur samm edasi jälle astutud, aga kas see on nagu jälle piisav, nagu oli GDPR-iga, oli suured lootused, tuli selline, nagu ta tuli, osad asjad jäid puudu, osad asjad olid väga hästi, nüüd on tulemas Data Act, mis siis on septembrist läheb jõusse ja ka AI Act ja kindlasti on need annavad mingisugused järgmised sammud ja tõuked edasi nende 3 valdkonna nii-öelda küpsemisele. Aga ma arvan, et see suurem küsimus täna ongi see, et kuidas see motivatsioon ja infrastruktuur hakkab kujunema ja mis hetkest ja teine võib-olla veel juurde on see sama, et selle motivatsiooni kujunemisel, kuidas siis seda nii-öelda inimest ennast harida ja siinkohal kindlasti, mis Regina just rääkis, on väga suur roll, kuidas riik on täna teinud suured sammud, aga võib-olla veel ühe aspektina on see usalduse teema. Meie, kes me oleme tegelikult sarnast toodet, mis on mõeldud meil Eesti turul täna peamiselt taksojuhtidele, oleme teinud 2019. aastast ja ma võin öelda, et meil ei ole praktiliselt ühtegi probleemi olnud juhtidega, kes siis jagavad meile rohkem infot, kui nad tavapäraselt jagaks, et nad ei ole sellega rahul või neile ei meeldi see ja ma pean ausalt ütlema, et väga paljud hirmud ja asjad, mis inimestel on, ma võin rahulikult siinkohal ümber lükata, et kui inimesed näevad, et teenus, mis tuleb nende andmete põhiselt, on loogiline,
neil on läbipaistev ja nad näevad, mis andmeid nad jagavad ja mis nad sellest saavad, siis keegi ei protesteeri. Et tegelikult meil on väga selge näide olemas ja uskuge mind, nii-öelda sõidujagajad ja äpitaksojuhid on väga terased ja väga tähelepanelikud nendes asjades ja tegelikult on nad mitmes riigis, mis me oleme oma teenust välja toonud, ei ole kunagi olnud see teema. Nii et ma arvan, kui on hea teenus, mis toimib ja mis tundub õiglane ja lahendab ära probleeme, mis on päris, siis seda andme jagamise probleemi ma ei näe. Ja, et inimesed on valmis enda andmeid jagama, kui nad saavad selle eest midagi. Et me eelmisel aastal küsisime inimeste käest, et kas nad on valmis rahvastikuregistris iga-aastaselt enda andmeid nii-öelda ajakohastena hoidma, kui nad saavad selle eest tulevikus erinevaid siis proaktiivseid teenuseid ja see protsent oli 71%. Ehk siis täpselt inimesed on valmis tegema samme, kui nad saavad selle eest midagi, mis on nii-öelda neile kasulik. Et see usaldusväärsuse foon on ka just täpselt kõik need, mida sina rääkisid. Et siinkohal me saamegi öelda, et väga hea, et Digi on liitunud Justiitsministeeriumiga, ehk siis me saame teha koos arendusi ja õigus on siis meil ka nii-öelda õlg-õlana kõrval, me saame neid teha kiiresti, kiiremini ja võib-olla paremini, et need on kohe algusest peale väga hästi nagu läbi mõeldud. Aga et selle usaldusväärsuse suunas on ka tegelikult hästi tugev samm on sellele, et me püüame jõuda proaktiivsete teenusteni. Ehk siis inimene annab nõusoleku, et talle võib neid teenuseid pakkuda, kui tal selleks tekib õigus või vajadus tulevikus. Et me viime läbi praegult erinevaid analüüse ka näiteks kohalike omavalitsustega, et näitena, et ranitsatoetused, et kui sul on tulevikus laps läheb kooli, et sa ei pea hakkama eraldi ranitsatoetust taotlema, vaid sa saad selle ranitsatoetuse, kui sul on selle jaoks õigus, vastavad parameetrid ära kontrollitud. Et kõik need asjad on need, mis tegelikult teist ringi pidi tekitavad usaldust selle digiriigi suhtes, et ta ei jää asjadest ilma, et ta ei pea vaatama kindlaid kuupäevi, ta saab need teenused ja toetused, milleks tal on nii-öelda õigus. See väärtuse küsimus jällegi tundub mulle hästi oluline, et tihtipeale võib jällegi mõelda, et igasugune muutus ka andmekorralduse ümber vaatamisel, et seda võib-olla inimkesksemaks siis muuta, on mingisugune investeering, mis tundub, et kui seal ei ole tegelikult seda tagasi tulevat väärtust ka organisatsiooni jaoks, et siis on justkui nagu nice to have tegevus ja vaatame kunagi tulevikus. Aga see, mida te mõlemad välja tõite, et inimene ise on valmis neid teenuseid ostma ja on ka ju teistsuguseid ärimudeleid ka koostöövormis, kus on see nii-öelda andmete taaskasutamise ja sellise personaalsemate teenuste loomisel on täiesti uus nii-öelda võimalus ka tooteid, teenuseid pakkuda. Et selles mõttes jällegi tuleks mõelda natukene kaugemale, et see ei ole selline hea tegevus inimestele, vaid pigem endale turu nii-öelda osa saamise võimalus. Ja, see on... sinust lisada, et see on just täpselt see veits nii-öelda see suunamuutus, et siiani on ettevõtted suures osas, et kogume andmed kokku, analüüsime ja siis suuname kõik sellele, aga nad ei saa aru, et need tegelikult see peaks olema inimesele suunatud, et kõik need tegevused, et see on veits fookuse muutus ja mis tuleb viia siis lõpuks. Meil hakkab täna juba see hommikune väike inspiratsiooniampsuke otsa saama. Hetkel veel ei ole küsimusi tulnud, aga julgustan kohe teid neid viimaseid minuteid kasutama selleks. Aga seni küsin teilt, et see on küll selline suunamuutus ja mõtteviisi muutus ja nõuab kindlasti neid investeeringuid organisatsioonidelt, aga millised on võib-olla teie sellised esmased soovitused kuulajatele ja kõikidele, kes sooviksid oma organisatsioonides, kas siis organisatsiooni vaatest või siis ise üksikisiku tasandil ikkagi teha, et andmetele ikkagi inimkesksemalt otsa vaadata? No, võib-olla
üks siis suuremaid soovitusi, mis on ka natuke siit juba läbi käinud, et tegelikult see hulk andmeid, mida me täna inimestena erinevates organisatsioonides, meedias, sotsiaalmeedias ja nii edasi jätame, on tohutu. Lihtsalt see murekoht täna on see, et meil kuidagi tundub see iseenesest mõistetav, aga mingites muudes olukordades me hakkame väga kaitsma oma andmeid, et minu võib-olla siis soovitus ongi see, et ärge kartke andmeid jagada, aga olge väga nõudlikud selles, et kuidas teil tekib selgem ülevaade, mis nende andmetega tehakse, kus sul on võimalik aru saada, mis andmeid keegi sinu kohta hoiab. Sest minu jaoks võib-olla see üks mõtteviis, mis minu peas on kogu aeg, et mul on väga okei, kui minu kohta kasutavad erinevad organisatsioonid, riik ja nii edasi korjab andmeid. Aga mina eraisikuna tahaksin, et mul on täiesti holistiline tervikpilt, mis minu kohta toimub ja mul oleks vähemalt see teadmine, mida ma ei tea, Google'il minust on, mitte see, et tal on minust rohkem teadmisi, kui minul on enda kohta. Ja ma arvan, et see on täiesti okei, kui erinevatel, ma ei tea, on siis finantsasutustel või kellel iganes, on meie kohta väike killukene, aga mis ma ideaalis tahaks näha, oleks minul endal tekiks enda üle, nagu on see siis nagu läbi selle digitaalse teisiku või kelle iganes selline suurem holistiline pilt, mis minu kohta kus on, ja ma saaks sellest tegelikult väga palju kasu juba seda holistilist pilti nähes, kuidas, ma ei tea, targemalt otsuseid teha, asju planeerida, teenust kasutada ja nii edasi. Võib-olla see on lihtsalt üks nagu mõtteviis, miks võiks järjest rohkem jõuda massidesse. Väga hea. Regina. Heidi võttis mul sõnad väga suust ja mul on tegelikult väga hea kuulda, et need tegevused, mida me just nii-öelda riigina teeme, kas või seesama digitaalne kaksik siis, et tegelikult inimesed päriselt tahavad, et inimesed saavad targemaks, uurivad, käivad vaatamas ja nad tahavad seda keskset kohta. Et kõikidest küsitlustest ka, mida me küsime inimeste käest, see joonistub hästi selgelt välja, et nad tahavad näha kõiki päringuid, mis nende kohta on tehtud, mis on olemas. Et õnneks me juba tegeleme sellega, et loodame, et tuleb selline väga hea lahendus saab siis tulevikus valmis. Usk teisse on kindlasti olemas selleks. Siin on nüüd viimastel minutitel päris palju küsimusi juurde tulnud, proovime mõnele neile ikkagi ka vastata. Kohe võtan siit Regina sulle suunatult ühe küsimuse, et mis on täpsemalt kavas nõusolekuteenuse ja andmejälgija edasiarendamisel ja kuidas saab kasutaja või kodanik sellest täiendavat lisandväärtust. Natuke sa juba seda ka jagasid, aga võib-olla veel midagi välja sellest tuua. Ja, et Vabariigi Valitsus eelmisel aastal võttis vastu otsuse, ehk siis andmejälgija muutub kohustuslikuks. Selle aasta lõpuks peavad kõik ministeeriumid tegema valmis teekaardi koos ressursivajadustega, kuidas ja millises järjekorras nad siis andmejälgijat rakendavad. Ja nõusolekuteenuse juurde või andmenõusolekuteenuse juurde minnes, siis praegu me väga jõudsalt tegeleme sellega, et leida või saada juurde uusi neid valdkondi, uusi kasutuslugusid, et kui praegult on peamiselt finantssektor ja meditsiin, siis me tegelikult näeme, et nõusolekuteenust saab kasutada igal pool meie ümber ja me väga-väga jõudsalt tegeleme sellega. Võib-olla sellega isegi natuke seonduvalt on see, et miks ettevõtted peaksid sellega ka liituma, et see ei jääks ainult selliste nii-öelda kõige turvalisemate kaasuste juurde. Ehk siis küsimus, kas andmete jagamisel teate ka mõnda mudelit, kus andmete omanik saaks sellega raha teenida. Näiteks olen kaupmees ja minul on klientide ostuandmed, annan oma klientidel võimaluse andmeid jagada, näiteks terviseteenuse või kindlustuse pakkujale ja siis saan 1 euro, kui klient otsustab neid jagada. Kuidas see tundub ja milliseid mudeleid teie oskate välja tuua? Mina olen siinkohal pigem hästi loodaks, et see jõuaks sinna kohta, kus enamus rahalisi mudeleid saab olema nii-öelda, tahaks öelda cost avoidance või kui on see ühine kasu, selle jagamine, mis sellest tekib, mitte see, et ma annan 1 euro või ma annan 2 eurot, see mina nagu loodan, et see jõuab sinna. Kindlasti see sinna jõudmine võtab aega. Ja vahepeal võib-olla siis see motivatsiooni lisamiseks, et lihtsamad mudeleid võivad olla absoluutselt sellised, nagu sa mainisid, aga ma loodan, et tulevikus me jõuame tegelikult sinna, et see nii-öelda jõuab sellise ühise kasu jagamine pigem. Siin
Üks küsimus on veel selliste töös olevate tegevuste suunal ja sellest, kuidas ka neid erinevaid võimalikke kasutuslugusid prioritiseerida. Ehk siis inimkeskseid andmeid saab rakendada Eestis väga paljudes valdkondades, mille põhjal toimub riigis nende tegevuste prioritiseerimine. Kas tavakodanikul on kusagil võimalik näha, millised tegevused on töös ja millal need tulevad, nagu Regina välja toodud ranitsatoetus? Ja ranitsatoetus on see, millega me värskelt KOV-idega tegeleme, ehk siis valgest raamatust saab ka infot meie tegevuste kohta, millest lähtuvalt me midagi ära peame tegema, et seal on ka need tegevuste loetelud kirjas. Ja loomulikult siis jälgige meediat, et kõikidest nendest edusammudest me teeme erinevaid pressiteateid ja aprilli alguses on ka ettevõtetele suunatud inimkeskse andmekorralduse siis teabepäev, kus me siis räägime kõikidest enda tegevustest lähemalt ja ka nendest kasutuslugudest, kuidas siis nõusolekuteenus on ettevõtetele kasulik, mitte ainult siis inimestele. Suurepärane. Jõudu jaksu teile mõlemale. Väga tore on olnud sellel teemal vestelda ja inimkeskus on mõnes mõttes küll lihtsasti hoomatav, aga samal ajal väga nüansirikas ja seega loodetavasti ka andmetarkuse võrgustikus saame tulevikus juba korraldada võib-olla pikemaid üritusi, isegi võib-olla seminari vormis, et arutada mõnest aspektist võib-olla detailsemalt. Aitäh teile. Ma jagan siin lõpetuseks veel informatsiooni järgnevate webinaride kohta. Nagu ikka, iga 2 nädala tagant meil webinarid toimuvad. Ja järgmisel korral siis 20. veebruaril on teemaks siis hoopis andmed ehitussektoris ning märtsi alguses tutvustame hiljuti välja tulnud õpikut praktiliselt andmeteadusest, et kuidas siis ikkagi ka andmeteaduse selliseid teadmisi praktikasse suunata. Nagu ikka, meile on hästi oluline, et me saaksime ka teilt tagasisidet ehk siis juba praegu rakendada seda dialoogi formaati, et ka meie webinare ikkagi paremaks muuta ja teile huvitavamaks. Nii et jagage meile tagasisidet ning kohtumiseni järgmistel kordadel. Nägemist! Nägemist!